Tere, minu nimi on Joosep. Ma lugesin raamatut Väiksemetsa vanadekodu kriminalistid Kribu ja Krabu tegutsevad jälle. See on Ilmar Tomuski kirjutatud ja see on kriminaalne raamat. Mis seal juhtus? Seal algul oli kõik suht korras, välja arvatud see, et sellel Arturil, kes siin on selle Mati toakaaslane, sellel on mälukaotus põhimõtteliselt. Kas see mingi vana mees või? Jah, väga vana mees. Vanadekodus siis, jah? Jah. Ja siis ta on hästi rikas, siis tuleb uus hooldaja, uus arst ja siis teda püütakse arseeniga mürgitada. Ahah, nii. Ja siis lõpuks püütakse ka Matit selle arseeniga mürgitada, aga Piial ja Matil oli juba mõeldud valmis see plaan. Ja siis kohe, kui Mati läks seda rõdu peale kõhima, siis see Piia jooksis kohe sinna direktori ruumi ja ütles, et kohe politseisse helistaks. Ja mis sai edasi? Nad pääsite või? Jah. Kas sa oled lugenud sellest Kribust ja Krabust enne ka, et siin on kirjas, et tegutsevad jälle? Jah. Nii, kus nad veel tegutsesid? Nad tegutsesid koolis, nii et ütlesid vanematele, et nad lähevad Soome, kuna nad olid nii head õpilased koolis, et nad said sinna minna tasuta. Aga tegelikult nad said minna hoopis sellesse. Nad läksid mingisse poodi, kuna mingi inimene oli varastanud neilt mingi raamatu. Nii, et sa lugesid seekord seda raamatut, kuna sa juba teadsid, et need on head raamatud või? Valisid ise täitsa, jah? Millised tegelased on need peategelased? Piia ja Mati. Kes nad on? Need on Kribu ja Krabu. Miks nad Kribu ja Krabu on? Kuna selles eelmises raamatus, kus nad Soomes käisid, seal üks vana inimene, kes tegi nagu parandas nende mööblit lasteaias, seal kui need Kribu ja Krabu läksid selle kes remondib, siis keegi ei hüüdnud neid veel Kribuks ja Krabuks, siis neil ei olnudki veel selliseid hüüdnimesid. Aga siis, kui nad puudusid, siis mees tuli jälle remontima ja siis ta küsis, et kus minu abilised Kribu ja Krabu on. Nii, et eelmises osas said nad need nimed endale, jah? Jah. Kuidas seekordne lugu teistmoodi oli, et? Nad olid siin palju vanemad, näiteks Mati oli 91 ja siis veel nad olid suht sarnased ikka veel. Kas see lugu oli kirjutatud nii, nagu need Kribu ja Krabu ise oleksid vanad või? Jah. Et nad ise olid nagu vanadekodus siis või? Okei, nii et ajas rändamine. Kas need mõlemad raamatud meeldisid sulle ühtemoodi? Või meeldis üks rohkem kui teine? Ei, ühtemoodi ikka. Selge. Kas sa tahad midagi veel öelda see raamatu kohta? Ei. Aitäh sulle!